Sõbrad, me alustame. Tere tulemast. Kosmiline jaht, täheväravad ja DNA part 2, osa 2. Esimene osa meil siis, võtsime läbi seal hulganisti erinevaid täheväravaid ja asukohti planetaarseid. Rääksime siis seal põhilised 12 Stargate'i on ju planetaarsed, paralleelmaa täheväravad 12, siis olid meil sisemaa 12 täheväravat, 12 Ark of the Covenanti asukohta, 12 Ark Hubi klasterit, Mother Ark Hub, mis on siis võtsime läbi, mis seal Ulurus toimus, on ju, Austraalias, 12 Trinity täheväravat võtsime läbi, 4 Trinity Hub Gate'i ja loomulikult siis rääksime King Arturist, King Arturi teadusväljadest ja kuidas see mõjutab meie eriti seda meesaspekti. Täna tuleb siis juttu võib-olla mõningas kohas rohkem naistele suunatum, naisenergiate teema ja ka just sellest ka negatiivsest poolest, mis meid mõjutab ja naist üritatakse tümaks tõmmata. Et kõik sellised asjad, see tuleb selline ridurada pidi pikk, vähemalt 3-tunnine teekond, sisutiheda informatsiooniga, pange vaim valmis, pange meel valmis, võtke kas või siis paberpliiats, kui tahate midagi üles kirjutada, aga liigume siis intensiivselt. Mis ma veel siin, ütleme siis, kes esimest osa ei ole näinud, ei ole hullu, saate järgi vaadata, et need on siis It's All Connected, eks ole, need on omavahel ühendatud kõik ja meil on siis, saame selle tervikpildi tänase päeva lõpuks siis kokku panna. 64 erinevat asukohta võtsime eelnevalt läbi, täna võtame üle 90, kokku peaks olema 155 planetaarset asukohta, nii Guardianite poolsed orgaanilised kui siis anorgaanilised. Ja ega siis midagi, alustame. Slaide tuleb siin mingisugune 130 tükki, nii et ega meil siin pikka pidu ei ole. Multidimensionaalne inimanatoomia, Katara anatoomia. Põgusalt, enne kui me läheme esimeste planetaarsete asukohtade juurde, me peame natukene need läbi võtma, millest meil alguses tuleb aru saada. Kes nende õpetuste materjalidega ei ole kursis, võib-olla tundub mingid terminid uued ja keerulised, aga püüdke järge pidada. Mida rohkem seda infot kuulate, seda selgemaks see pilt jookseb. Meil on 12 keskuseline Katara puu iga elusa asja taga. Iga aatomi, iga molekuli, iga raku, iga inimese, iga planeedi, iga galaktika, iga universumi taga on alusšabloon ja see alusšabloon on meil, ta küll täna meil siin on suhteliselt 10-põhine ehk moonutatud, aga ta peaks olema 12-põhine ehk siis 12-põhine matemaatika, kõik on 12. Ja need on siis inimese peal reaalsed punktid, asukohad, kusjuures neid oleks hea aeg-ajalt aktiveerida, füüsiliselt isegi, mudides, eks ole, kõik, tangluud, arknääre, otsaesine, kõik need vaagnaluud, need on kõik teatud punktid ja ma olen ammu juba öelnud seda, et ega inimest ei hoia koos luud ja lihased. Inimest hoiab koos Katara alusšabloon. Kui Katara alusšabloon ei oleks, siis see käsi kukuksid keha küljest mul lahti, sest seal on energeetilised ühendused. See füüsiline ühendus, kui sul ei ole energeetilist ühendust, siis ei asjad ka füüsiliselt ei hoia üksteist nagu koos. Need molekulid kukuks kokku lihtsalt. Ehk siis see on väga oluline teadvustada, et me oleme energeetilised olemid ja siia algusesse ka võib-olla see sõnum, et iga haiguse, iga trauma taga on energeetika, mitte midagi, millegi füüsilise asja taha ei saa pugeda. Selleks, et füüsiline asi saaks tekkida, peab midagi olema eelnevalt energeetiliselt olnud valesti.
Meil on ka aksiaatonaalliinid, mõned ütlevad meridiaanid, aga meridiaanid ei ole võib-olla see kõige algsem ja orgaanilisem väljendusviis. See kõige algsem 12-põhine on aksiaatonaalliinid ja need on ka planetaarselt olemas. On siis leyline'id ja on aksiaatonaalliinid. Ja need on siis jooksevad meie kehast läbi, seal on kinnituspunktid, siin on lümfisõlmed, kogu see komplekt. Ehk siis mismoodi meie veri ringleb, mismoodi meie närvisüsteem töötab, kõik see baseerub aksiaatonaalliinidel. Ja loomulikult jooksevad need energiat ka meie kätest, sõrmedest läbi ja varvastest. Ja siin on siis olemas nagu Trinity Wave, on olemas ka B-Wave, et on need pöörised meil siin, peopesad on omamoodi sellised mikrochakrad. Kätega saame tervendada, kätega saame anda. Tähendab, ütleme, käeportaalid on siis andmiseks ja jalatallad on võtmiseks. Ja me ei võta energiaid mitte sealt ülevalt, me ikkagi võtame alati planeedilt, sest planeet omakorda võtab kosmoselt energiaid vastu. Et me kasutame alati suuremaid morfogeneetilisi välju. Kuna me elame planeedi peal, siis me kasutame planeeti selleks. Ja nüüd, mille juurde me kõigepealt lähme, me ju näitame ära siis 15 planetaarset pitserit, aga need pitserid on ka meie kehas. Ja siin on siis esimene joonis, mis hakkab teie silme ees nüüd olema mõnda aega. Me tõenäoliselt paljud teavad, et inimesel on 7 põhitšakrat, kuid tegelikult, kui rääkida siis kogu tšakrasüsteemist, siis meil on 15 tšakrat. Miks 15? Siis iga tšakra kontrollib ühte dimensiooni ja me elame 15-dimensionaalses ajamaatriksis. Mistõttu meil on 15 tšakrat ja meil on 15 kristallpitsrit. Okei, need on planetaarsed siis ka olemas ja nendest kohe hakkamegi ka rääkima. Nüüd keegi helistas mulle siin vahele, kes pidi ka osalema, aga ju tal, ma ütlen, kui on kellelgi probleeme sissesaamisega või midagi, et siis saab järele kuulata. Nüüd siia kõige siia peale ehituvad auraväljad ka veel omakorda, eks ole, ja meil on 15 auravälja tasandit. Iga auravälja kihil on oma värvus. Igal tšakral on oma värvus, sellepärast, et igal dimensioonil on oma värvus. Igal dimensioonil on oma alushelitoonid. On olemas baastoonid, on olemas kiirenditoonid ja kõik see nüüd ehitub. Ehk siis inimene ei ole varba otsast pealaeni. Inimene on selles mõttes oma energeetilise väljaga väga suur ja lai. Küsimus on, kui palju me enda sees suudame aktiveerida. Ja tänase päeva lõpetuseks ma näitan ka, et mida meie saame teha igapäevaselt oma kodus, et muutuks planetaarne keskkond paremaks. Hästi pisikesed ja väiksed asjad, mida me ise saame teha. Et meie elu muutuks see 360 kraadi hologramm, mida me tajume, situatsioonid, mis meie elus tekivad, et need oleks, kuidas ma ütlen siis, meie suhtes hoitud, et meie oleks hoitud, siis selle jaoks on vaja natuke tunda inimese multidimensionaalset anatoomiat ja multidimensionaalset füüsikat, mis on palju sügavam kui isegi kvanttasand. Aga ma siin pikalt ei peatu. Siin asjad lähevad veel keerulisemaks. Siin meil on shieldid, meil on olemas erinevad kehad, meie füüsiline keha, dimensioonid 1, 2, 3 ehk siis tihedus ühes, nimetatakse telluric shield ja nada hova body, siin all on kirjas nada hova keha. Siis on toradic shield, ehk siis kui me oleme hinge tasandil, meil on alfi hova keha. Alfi hova keha on siis, ongi nagu siis soul matrix, hingemaailm. Aga siin tuleb aru saada sellest, et hing on füüsiline olem. Hinge tasand, dimensioonid 4, 5, 6 füüsilised maailmad. Jah, küll hõredamad kui meil, seal on teine bioloogiline vorm, aga seal on füüsilised maailmad.
Teurik Shield, Petšahova body, dimensioonid 7, 8, 9, füüsiline keskkond. Samamoodi, aga veel hõredam. Nüüd see Maharic Shield, kus on see siis avatari tasand ja see täis algne mina tasand. Seal see füüsilisus natukest viis juba hakkab ära kaduma, see on niisugune shape-shiftingu moodne maailm, eks ole, et ma saan kuju muuta ja ma ei pea ühes nagu selles mõttes, et kui ma kuskil keskkonnas tegutsen, elan, siis ma ei pea olema ühe sama kujuga, nagu ma siia sünnites pean olema ja saan olla. Et seal ma saan oma kuju ja kõike oma olekut, oma mateeriat, oma kõike neid asju muuta, aineosakesi. Ja siis on meil Rishik Shield, mis on veel dimensioonid 13, 14, 15, seal juba enam füüsilisust ei ole, et on termoplastilised maailmad, on leegimaailmad, veemaailmad, ühesõnaga seal on siis kaob selline nagu planetaarne eluvorm ja tegevus ära. Aga need on kõik meie sees olemas ja nad on kõik siin samas ruumis olemas. Nad ei ole kuskil kaugel tähtede taga. Seesama see Shield 1, 2, 3, 4, 5, kõik need on siin samas ruumis olemas. Küsimus on, kui palju ma pihta saan, kui palju ma integreerin ja see sõltub, mis on minu DNA aktiveeritus. Kui minu DNA aktiveeritus on 3 või 3,5 või 2,5, oleneb siis kelle teadus, milline on, siis ilmselgelt mul on väga limiteeritud 360-kraadine hologrammi taju, väga limiteeritud. Kui me hakkame seda DNA-d, neid dormant DNA-d, eks ole, need on ju potentsiaal on olemas 12, mõnel on isegi 24, 48 potentsiaal olemas, aga ta on mitte aktiivne. Ta otsib seda aktiivsust. Ja kui me tõstame DNA-d, siis on võimalus, et meie aatomid nende sageduste pommitamisel peavad sellele vastu, sest ma olen kirjutanud ka oma blogi postituse, miks me tegelikult vananeme ja sureme. Me sureme selle sama info pärast. Me sureme selle pärast, et kõrgemad sagedused pressivad meie kehasse, meie vette, meie kudedesse, siselihastesse asjadesse, verre, igale poole, aatomite vahele, molekulite vahele. Ta pressib see sagedus sisse. Ja nüüd, kui sinu biomehhanism ei suuda seda sagedust talletada, siis võivad hakata tekkima füsioloogilised probleemid, haigused, mingid asjad, mingid organid hakkavad üles ütlema. Aga selle asja taga ei ole see, et kas ma olen lihatoitlane või ma olen vegan või mis elustiil. See ei puutu asjasse, see kõik on energia ja sagedus. Kui palju ma seda sagedust, mis kosmoses, meie infoväljas igal pool on, suudan talletada. Et see on nagu see võtmekoht. Et siia nagu selline kõrvale kalle. Ja siin on nagu 2 pilti, need on Katara manualad, et kui teid huvitab, mis asi on Katara anatoomia, mis asi on biospirituaalne Katara tehnikad ja tervendamine ja kõik see, siis need materjalid ei ole täna kättesaadavad, sellepärast et enamus on materjalid kustutati nagu nii-öelda, mitte kustutatud ära, aga inimestele ei olnud enam kätte aastast 2013, päris pikalt, jah. Et 2000 aastast kuni 2012 olid nad täiesti tellitavad ja kättesaadavad, olen isegi tellinud, aga seal olid kohtuprotsessid ja värgid ja loomulikult, jah, siin on nagu, kuna ta on nii tõene informatsioon, siis seda üritatakse selles mõttes ikkagi takistada. Aga 300 A4 paksused manualid ja mitte 1, vaid 4 tükki, eks ole, umbes 1000 A4 multidimensionaalset inimanatoomiat, millest nagu New Age ei kujuta nagu ette ka, et seda nimetatakse kõrgem teadus, kõrgem spirituaalsus koos. Et religioon on see, mis üritab siis maha teha teadust ja teadus on see, mis üritab maha teha religiooni, eks ole. Algselt oli kõik üks tervik ja kõik said aru nii multidimensionaalselt, teadusepõhiselt, kui ka tunnetades, mis on õige, mis on vale, kõik sellised asjad. Et nii ta on jah, siin meil olnud, palju asju on moonutatud, ära võetud, ära kustutatud, aga lähme siit edasi. Aha, mul on veel üks pilt veel. Ma panin selle lihtsalt siia vahele selle jaoks, et te saaksite aru lihtsalt silmadega üle vaadata,
et see hologramm, see füüsiline keha on ka hologramm, mitte midagi füüsilist ei ole olemas, on ainult füüsiliselt tajutavad asjad. Seesama see laud siin on füüsiliselt tajutav, see sein mul taga on füüsiliselt tajutav, aga seda hoiab üleval väljad. See on lainefüüsika. Kuna need väljad on nii tihedalt vibreerivad, siis lihtsalt sealt väljast ei ole võimalik läbi minna. Sul lähevad luud ennem katki. Mis ei tähenda seda, et kivi seest oleks paksult molekule täis ja hästi, hästi tugev ja kinnimine asi. Ei, kivi on 99,99% tühi energia. Seal ei ole mitte midagi füüsilist, aga on füüsiliselt tajutav. Seesama see hologramm, kus te paremal näete inimest, eks ole, ehk siis personal transduction sequence, üleval on siis planetaarne ka, hakkab pihta kõige vasakpoolsem, kus see nool on, ma saan vist hiirega näidata ka, te näete, on Katara puu, nii, planetary Katara grid. Nüüd ta läheb personaalseks shieldiks, tekivad shieldid, jah, mäletate, telluuriked ja kõik need shieldid on ju, erinevad tihedused. Ta läheb shieldideks, siis ta läheb keilon kristallideks. See on ammu enne, kui üldse mingi kvantfüüsika tekib. Me ei ole kvantfüüsikani üldse jõudnudki veel. Siis tuleb Merkaba-väljad. Täna me Merkabad väga ei puuduta, selleks on mul teisi webinare, kus ma olen sellest rääkinud, kuidas Merkabaid tööle panna, alumine koonus, ülemine koonus, need on kõik väga olulised asjad. Siis tuleb Merkaba-väljade tasand. Siis tuleb alles DNA template, DNA ja aksiaamtonaalliinid, eks ole. Siis tuleb planetary hoovapadis, tulevad tšakred ja meridiaanliinid. Ja siis tuleb radiaalpadi raadis. Raadis on siis põhimõtteliselt nagu eeterkeha. See, ütleme, eeterkeha, ütleme, inimene kui ära sureb, siis ta eeterkeha väljub siit, eks ole. Ja siis alles tekib see füüsiliselt tajutav maailm. Aga vaadake, mitu nagu steppi on vahel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 asja on kõigepealt, et meie need käed, jalad ja asjad ja pea kõik koos püsiks. See on meeletult kompleksne, võiks öelda isegi ulmeline mehhanism, mis me ise oleme. Me otsime seda imet ja ulmet kuskil, ma ei tea, Harry Potteri filmidest, asjadest, aga vaadake, mis ulme me ise oleme. Naised sünnitavad enda sees mingeid elusid, mis kasvab ühest munaraku, seemneraku kokkupõrkest, kus toimub 10 aatompomi suuruste laengute, plahvatused, asjad, mis kõik eelneb sellele, et meie füüsiline kest üldse saaks eksisteerida, on omaette ime. See ongi ime. Ja lihtsalt täna ma tahan teieni tuua sellise suure planetaarse ja ka lõpus ka kosmilise pildi, et mis tähtsus sellel DNA-l on, mis tähtsus on nendel täheväravatel, nendel asukohtadel. Ja me lähemegi edasi ja me hakkame siis pihta. Esimesed 15 Star Crystal Seals, inglise keeles siis, kristallpitseri asukohad. Esimene asi, mis ma ütlen kohe ära, kui mingid rassid möllavad ja mässavad planeediga, siis momentaalselt see mõjutab inimest. Ja kui mässatakse planeedil mingil asukohal, mingites kohtades tehakse mida iganes, on nad maavärinad või mingid vulkaanipursked väsed või mässatakse maal kristallidega või mässatakse Merkaba-väljadega või mingisuguste oluliste energiapunktidega, siis momentaalselt see mõjutab kõikide 8 miljardi inimese neid punkte. See on paratamatu, muud moodi ei ole võimalik, sest me elame planeedi sees. Kujutage nüüd ette, et planeet on olem ja meie need täpikesed siin oleme selle sees. Kui sa selle suurega midagi teed, siis ta mõjutab momentaalselt igat seda täppi, igat seda inimest, igat seda tema rakukest. Meie inimestel olemegi nagu planeedi rakukesed. Ja nüüd esimene Star Crystal Seal ja ma toon kohe siis ka juurde siia paralleeli ja siin all on siis see meie inimese anatoomia pilt, kus on tšakrid ja pitserid. Esimene pitser asub siis Prantsusmaal teatud kindluses, East of Nantes, Nantesis siis ida pool.
ja asukoht on tal jah siis Montserrat, Chateau de Montserrat siis nii-öelda kindlus või asukoht, mis ta siis on ju. Et seal asub siis selles kuskil piirkonnas on siis planetaarselt on juurtšakra ja pitser ja see red star ehk punane täht. Okay? Ja ta asub siis sakraaltšakra all meil siis. Okay? Et kui te seda alumist pilti vaatate, siis S1 on ju, mitte ei vaata seda C-d, vaid vaata, kus on S1. S1 on seal, eks ole. Nii. Lähme edasi. Meie Pitser 2 asub planetaarselt sellises kohas nagu St. Helena Islandis, mis on Atlandi ookeanil väga kaugel Afrikast siis lääne pool, Lõuna-Afrikast, Angoolia ja Namiibia siis piiri lähedal. Kui minna siis nii-öelda selle Lõuna-Ameerika poole peale. Ja selles asukohas on meie kristall Pitser 2. Et see on jah siis siuke huvitav saareke, kus elab kõigest 4500 inimest ja avastati siis kunagi 1500-ndatel portugaalaste poolt. See on siis Orange Star, see on oranž täht ja asub siis sakraaltšakra peal, ehk siis leiate siit sellest üles pildikesest, kus on S2. Järgmine asukoht on meil 3. Päikesepõimik, Pitser, see on siis kollane täht ja asub päikesepõimiku ja sakraaltšakra vahel, kus on siis S3. Ja see asub Bulgaarias planetaarselt ja siuke huvitav koht nagu Svatpata Wedding Rock Formation. Ehk siis see on ka UNESCO kaitse alla kuuluv selline siis huvitav asuala, jah, üsna müstiline koht. Need on siis valgetest lubjakividest tekkinud inimkujud. Siin on ka huvitav üks legend selle asukoha kohta. Legendi järgi kirus kuri ämm pulmapäeval noorpaari ja kõik külalised muutusid kivideks. Kivid meenutavad inimkujusid ja nende hulgas kõige levinum on vihase karu kuju. Kuskil oli see vihane karu ka, see, kes seisab tagajalgadel ja siis üritab siis neada seda kurja ämma. Looduslik asukoht siis on jah kuulutatud maamärgiks 1976, pindala 13 hektarit. Nii et jah, siis on planetaarselt meil niisugune väga oluline asukoht Bulgaarias. Meil siis järgmine on täiesti Atlandi ookeanis, päris paljud kohad on ka vee peal või tegelikult vee all siis ütleme niimoodi. Bermuda ja selle siis Florida vahel asub meil, kus on siis südametšakra Pitser, mis on Green Star, roheline täht, asub südametšakra all. Järgmine koht, Kanaari saared on üldse väga selles mõttes energeetiliselt väga oluline asukoht, sealt jookseb tohutult palju ühendusi läbi igatepidi. Et kes on seal käinud, siis kindlasti võib-olla osa ka energeetilist tööd teinud. Selline asukoht asub siis Madeira ja Kanaari saarte vahel, mis on tšakra 6, 3. silma tšakra ja see on siis sinivioletne indigostaar. Pitser ise asub rinna kohal 8. tšakra koonuse tipus. Okay? Kui te leiate selle S6 üles sealt pildilt, jah? Kusjuures see on siis ainukene Pitser, mis on vertikaalteljest välja nagu eespool. Ehk ta on meil siin tegelikult, ta on meil siin nagu täitsa siin rinna, harknäärme ja südame vahel kinnituv koht. Väga oluline lüli. Kõik see, tõenäoliselt väga oluline lüli üldse, kõik see kopsude puhastumine, see nii-öelda see koroonapull, mis meil siin toimub, see on tegelikult suur inimkonna puhastus, meie enda inimanatoomia puhastus just, et see viiruseks, see ei puutu üldse asjasse, et siin on hoopis muud suuremad käivitumised meie enda inimanatoomias. Meil on siis, vabandust, jah, 5 oli tegelikult, ma jätsin vahele, minu viga, 5 on tegelikult kurgutšakra
mis on südametšakra peal ja 6. asukoht on hoopis Atlandi ookeanil allpool Guinea lähedal. Ma ise, jah, et Guineas asub siis hoopis kolmanda silma tšakra. Just. Kurgutšakra on ka muidugi selles mõttes oluline koht. Kõik kurguprobleemid ja värgid, siis teate, millele keskenduda on ju. Sinine värvus on oluline, sinine värv, kõik, mis on sinisega seotud, on kurgule hea. Nii. Mis meil on siis järgmine? Sellest me rääksime. Nüüd ma vaatan, jah, et ma siin sassi ei aja. 7. on meil kroon käbinäärme tšakra. Pitser on siis violetne, asub käbinäärmes. Asukoht jällegi Kanaari saarte lähedal, lõunas. Siis on meil 8. Metagalaktiline. Jah, ma ennem ei maininud seda, et esimesed 7 tšakrat ja pitserit on meil meie enda siis füüsilises kehas. Aga siis on olemas ka nagu metagalaktilisi pitsereid ja tšakraid, mis lähevad siis kas siitpoolt meie füüsilisest kehast väljapoole ja lähevad ka meie jalge alt meist kaugemale, kuni isegi täitsa teisele poole maakera välja. Aga sinna me alles jõuame. Metagalaktiline Orioni ühendus, see on siis ühendus, mis viib meid tegelikult ajamaatriksist välja. Ja jällegi asub Kanaari saarte lähedal Lääne-Sahara külje all. Ja see on meil siis inimesel tšakra 8, harknäärme tšakra ja Gold Star. Gold Star S8 asub meil Mahara kilbi peal, mis on 30 sentimeetri sügavusel meie jalge all. Väga oluline punkt. Kui te teate, mis on Mahara pitsri tehnika, olen YouTube üles laadinud. Hästi oluline koht, Mahara kilp meie jalge all, kuhu kogunevad kõik meie karmalised miasmid. Nii tulevikueludest, nii minevikueludest, nii olevikueludest. Et see on kõige alus. Sellest ma räägin täna webinari lõpus ka. 9. ka morfogeneetiline tšakra, talamus, nägemiskühmu tšakra, pitser on Silver Star, hõbe ja asub siis päikese põimiku 3. tšakra all. Okay. Ehk siis nad liiguvad niimoodi huvitavalt üles-alla S9, eks ole, on päikese põimiku tšakra all. Planetaarne asukoht Brasiilias, North of Passos kinnitub. Meil on siis tšakra 10, morfogeneetiline galaktika tšakra asub 15 sentimeetrit peast kõrgemal. Pitser on Blue Black Star ja asub planeedi siis maa tuumas ja meie siis enda anatoomias asub see planeedi maa tuumas. Planetaarselt see asukoht kinnitub Hawaii saartele. Hawaii saarte alla kuhugi siis Vaikse ookeani täitsa keskele. Siis järgmine on meil inimese tšakra 11, morfogeneetiline galaktika ja tšakra 2 asub 45 sentimeetrit peast kõrgemal, on Silver Black Star ja pitser asub siis 10. tšakra peal. See annab siis ühenduse meie sügakosmosega. Planetaarselt kinnitub ta Hiina, Northeast Kamdos. 12. on meil siis maatähe tšakra, asub 15 sentimeetrit sügavusel jalataldadest. Ja 12. Näete, jah, siin on olemas ka see. On White Star, valge täht. Ja pitser asub siis pea kohal. Ehk siis tšakra on ühes kohas ja pitser on teises kohas. Need ei ole ühes ja samas kohas. Ja planetaarselt on tal siis oma koht. Swiss Helm Mountain, USA. Okay.
13. on siis väga olulises asukohas, mis on täpselt samas asukohas, kus on meie planeedi 12. tähevärav, mis on siis Montseguri mäel. Et see siis on türkiisstaar ja see asub siis 13. Pitser asub meil teisel pool planeeti süvakosmoses. Nii ongi, jah? Nagu siin pildi pealt all on näha, teisel pool planeeti. Nii. Järgmine asukoht, 14. on üks India kõige energeetilisemalt, India ise on hästi siuke katkine piirkond muidu tegelikult, aga energeetilisemalt kõige parem koht, kõige selles mõttes parema nii-öelda, ma ei tea, siis järelvalve all või selles mõttes siukest orgaanilist signatuuri täis, on siuke linn nagu Jaipur. Ja sinna siis Jaipuri linnamüür siis kuulub UNESCO maailmapärandisse ja kõige kuulsam osa müürist on Hava Mahal ja seda linna kutsutakse roosaks linnaks. Inimesel asub siis see tšakra 91 sentimeetrit pealaest kõrgemal ja pitser hele plasma kollane asub teisel pool planeeti süvakosmoses. 14, jah, näete, jalge all. Siin on mõned pildid sellest linnast. Kindlasti miks mitte asukoht, mida minna kunagi külastama. Et imesta, miks ta kutsutakse roosaks linnaks. Ja 15. viimane pitser planeedi asukoha suhtes asub meil Sarasota Beachil, ka äärmiselt oluline koht, kuhu kinnitub tohutult palju ühendusi. See oli siis ka vabadusõpetuste nii-öelda maaletooja Ashayana Dini nii-öelda siis elukoht, enamus tema elust. Ja asub siis morfogeneetiline universumi tšakra on siis asub teisel pool planeeti. Pitser on Magneta Pink, asub sakraaltšakra all, mis on huvitav, et põhimõtteliselt Pitser S1 ja Pitser S15 on põhimõtteliselt samas asukohas. Sageduslikult kõige kaugem Pitser asub kõige sügavamal meie sees sabakondi tipus on see siis tegelikult, jah? Ehk siis kõige sageduslikult kõige kaugem on kõige sügavam meie sees. Vot nii. Pool tundi räägitud. Lähme edasi. Meil on, me võtsime läbi, nüüd te saite aru, et meil on tšakrad, meil on pitsrid, meil on planetaarsed asukohad, mis on ühendatud nende pitsritega. Ja kõigel sellel on oma roll. Me jõuame siin lõpuks ka selleni, et ega neid kohti nüüd niisama ei jäeta, neid ka jahitakse. Ja eks me kogu see kosmiline jaht ju käibki nende asukohtade ümber. Aga me järgmisena puudutame sellist kooslust nagu 7 primaarset vortexit planeedil. Ja need esindavad siis neid kolmnurkseid lillasid piirkondi. Et on siis, need on nimetatakse, ongi nagu suur vortexid. Esimene suur vortex on Painted Desert. Olete kuulnud või näinud Arizonases. Ja siis mis on tõenäoliselt, need on ju tohutult suured kunagised kaevandused ja maavarade väljaviimine üldse siit planeedilt on tegelikult kõikide nende suurte kanjonite, Great Canyonite ja kõige selle tõesem ajalooline lugu, mitte see, et mingisugused vihmaveed on uuristanud siis miljonite aastatega siis need
kaevandustena näivad asukohad, et see ei ole võimalik, et need on siit, jah, ma arvan, paarkümmend tuhat aastat tagasi võib-olla siis täielikult maavarasi välja kaevandatud, kõike, mida siis vaja on, erinevaid metalle ja kulda ja siis aitamaks hoopis teisi rasse ja teisi planetaarseid keskkonda, mis katastroofi tagajärjel siis said kannatada täiesti teiste päikesesüsteemide nii-öelda otstarbeks, et meie planeet on olnud üsna hea nii-öelda interstellar kaubanduspunkt, kus tullakse läbi, võetakse asjad, minnakse minema või edasi. Nii et siin on jah teatud vortexid, siin on nagu ilus tegelikult näha, et see on kaevanduspiirkond, et siin ei puutu asi üldse mingisuguste looduse poolt tekitatud fenomeni. Järgmine on vortex loomulikult Jeruusalemmas, Iisraelis. Miks see koht on nii oluline ja siin me peatume natukene pikemalt. Ma räägin teile natukene nükest Jeesuse lugu ka siis ära, et selline mees ja reaalselt eksisteeris, aga mitte sellisel kujul, nagu meile siin vaimulikud ja piibel üritab selgitada. Jah, Jeruusalemmas on siis see pilt peaks olema Rockefellerite muuseum. Jah, tahate minna näiteks vaadata, mida need Rockefellerid siis sinna muuseumitesse meile siis näitavad, on ju, et nemad ju siin selles mõttes ikkagi enamjaolt rahastavad kõike, on ju, föderaalreservid ja meditsiin on nende käes, nii et nende siis keskus on ka seal, loomulikult on, miks ei peakski olema. Siis on meil seal see kurikuulus Templimägi ja Nutumüür. Ja mis mul siin siis kirjutatud on? Mis tegi maakoha ühe teatud tüki antiikrahvaste jaoks pühaks? Miks nad viisid läbi kombetalitusi, ehitasid monumente ja templeid ühes eriomases kohas või miks mitte mingis teises? Miks just seal? Kui kristlus sai Rooma impeeriumis religiooniks, püstiti kloostrid ja kirikud lammutatud paganlike templite peale, mis olid varem omakorda ehitatud kohalike usundite poolt pühaks peetud asukohtadesse. Arheoloogid selgitavad pühade paikade asukoht juhusega. On lihtsalt juhus, et nad on seal. Sama hästi võinuks nad olla ka kuskil mujal. Teine teooria, kuigi veel mitte teaduslikult tõestatud, oletab, et sfääriline maa on mähitud kõike hõlmavasse elektromagnetilisse energia välja ehk võresse, millest ma ju siin ju räägingi. Energiate liikumisel läbi võrgustiku tekivad põhiliste sõlmkohtade füüsilistes asupaikades pöörised. Kusjuures see allikas, mis ma loen, ei ole nagu nende materjaliga seotud. Ma lihtsalt kõrvalt üritan leida seoseid. Muinastsivilisatsioonid pidasid neid paiku pühadeks, sest need arvati olevat väravad ehk pääslad, millede kaudu võib sellest reaalsussüsteemist lahkuda ja minna teise. Olgu kuidas on, muistsed hõimud pidasid end pühitsetud paikade kaitseteks ja hooldajateks, saamata neist küll mingeid strateegilisi, geograafilisi või ainelisi eeliseid. Näiteks Jeruusalemma püha paika asetseb 2500 jalga ülalpool merepinda, kohas, kus veest on alati puudust tuntud. Et miks peaks seal elama, kui see tegelikult asukohana ei ole just kõige parem koht elamiseks. Aga oma teadoleva ajaloo jooksul on Jeruusalemma hävitatud vähemalt 2 korral, seda on piiratud 23 korral, rünnatud 52 korda ja vallutatud ning tagasi vallutatud 4 korda. Abrahami järgsed religioonid, judaism, kristlus ja islam on Jeruusalemma eriti templimäe pärast omavahel sõdinud peaaegu kogu viimase 2000 aasta jooksul. Aga miks? Keraamilised leiud tõendavad, et tänapäeva Jeruusalemma paikkonda asustati 4. aastatuhandel enne Kristust. Ammu enne seda, kui Abraham sündis. On teada, et loode semiidi keeli kõnelevaid inimesed elasid seal alates 3. aastatuhande enne Kristust alates. Kas algupärane heebria hõim on ikka Jeruusalemma tegelik haldaja? Joosefuse järgi vallutas üksoslaste armee Jeruusalemma 1550 enne Kristust pärast avaarisest lahkumist. Egiptuse arhiivides on talletatud, et Jeruusalemm oli varsti pärast seda 400 aastat vaaraode vasall.
Piibel väidab, et juutide tungimise ajal tõotatud maale Jeruusalemma ei vallutatud, kuigi katseid selleks tehti korduvalt. Juudid ei vallutanud Jeruusalemma enne kuningas Taavetit, mis oli umbes 1010 enne Kristust, pärast mida see sai tuntuks Taaveti linnana ja ühendatud kuningriigina pealinnana. Vanale testamendile omases ilutsevas stiilis öeldakse seal: ja Taavet võttis veel rohkem liignaisi ja naisi Jeruusalemmast pärast seda, kui Hebronist oli tuntud ja Taavetile sündis veelgi poegi ja tütreid. Seda iseäralikku infot tuleb tõlgendada nii. Heebrea identiteedi omaksvõtuga kaasnes kohaliku geneetika assimileerimine ja see viidi lõpule Jeruusalemma vallutamisega. Võib väita, et käis sinise leegi esseenide vennaskonna likvideerimine, ehk siis likvideerimine, nende inimeste likvideerimine, kes kandsid endas 12 DNA-lise aktiveerituse potentsiaali, ehk siis täiesti sihikindlalt ja teadlikult valitud rasside hävitamine. Esseenide vennaskond. Vaatan, kus ma... 125. Esseenide vennaskond lõhestus geneetiliselt nii nagu filmis Sõrmust isand. Vanad sõbrad Sauron ja Gandalf teed läksid lahku. Ühes voolas tugeva anorgaaniline vereliin. Nii et esseenidel toimus lõhestumine. Ja siit siis edasi saate lugeda 1240 enne Kristust plaaniti tuua ühe seadusõpetused uuesti inimesteni, asuriitide, Ra konföderatsiooni ja teiste toetajasliinide poolt, Elohimide ja Melkiseedekite kahestumine. Kui me läheme ajast natuke tagasi, siis 8000 enne Kristus tekkis läbi geneetiliste mutatsioonide templisammas, mis lõhestas Elohimide liinis oleva Melkiseedeki rassi. Templisammas tekkis sellepärast, et meil oli Atlantise katastroof ja meil toimus inimteaduse lõhestumine ja esimest korda inimbioloogias tekkis selline asi nagu egomeel. 1240 enne Kristust hakkasid asuriidid ja Elohimid koos töötama 25 Melkiseedeki perekonnaga, kes hiljem segunesid hibiirudega, luues Heebrea hübriidrassi, mis sai tuntuks kui esseenide vennaskond. Elohimid hakkasid võtma ülemvõimu ja teadlikult õpetama enda jüngrid antikrist õpetustega. Urpreestrid aitasid nii paljusid kui võimalik. Minnes ajas natuke uuesti tagasi, 1982 enne Kristust, Akenaatoni ajal, kes oli siis avatar DNA aktiveeritusega 9, loodi Jeruusalemmas Melkiseedekite preesterkond ja 1979 toodi maale Siiruse inimese hübriid Nephilim Melkiseedek King of Salem, millest sai alguse kogu tänapäeva valgejuutide pärimusliin, kuhu kuulusid heebrelased, hibiirud ja aarialased. Ehk siis need juudid, kes täna valitsevad, on Nefilimi ehk Anunnaki ehk siis Nibiru laste nii-öelda vereliin. Salem oli tuntud kabala õpetaja ja alkeemik, kõik see elulille kultus ja kõik kogu see värk, eks ole. Heebrea Nibiru Anunnaki geene kandvaid esseene kutsuti templi Melkiseedekiteks. Puhta verelisi esseene kutsuti sinise leegi Melkiseedekiteks, mul on juba keel sõlmes, keda nõustas asuriitide nõukogu. Asuriitide nõukogu on siis, ammu enne kui üldse meie planeet tekkis, galaktiline nii-öelda siis meie kaardenite esindajad. Nüüd, kus saab alguse üldse Jeesus Kristuse lugu. 2 erinevat Melkiseedeki liini arenesid koos kuni 12 enne Kristust, kui asuriitide nõukogu valmistas ette oma inimesi suureks sündmuseks. Planeeti tuua Amentisfäär uuesti maa tuuma ja avada Amentisaalid. Amentisfäär ja Amentisaalid on selle jaoks, et kadunud alaanid ja lumeenid, mida me rääkisime selle webinari esimeses osas eelmine kord, et tuua tagasi taarale, viia tagasi koju, sest sellel planeedil on kõik aja lõksu jäänud.
Prooviti päästa Heebrea ja Anu Melkisedeki muteerunud meridiaanidega rassiga, kes segunesid nefilimidega. Okay. Mis juhtus oli see, et orgaanilist liini pidi tulnud nii-öelda inimesed hakkasid segunema tulnukliinidega. Kuid, et seda kõike takistada, selleks on vaja tuua planeedile 12 DNA aktiveeritusega avatari hing ja 12 enne Kristus sündis 2 puhtale sinise leegi Melkisedeki geene kandvale vanemale Tšeudile ja Tšohesile poeg avatar Sananda, kellele pandi nimeks Tšesua Melkisedek ehk Tšesua 12, kes hiljem sai tuntuks kui Meeri ja Joosepi poeg Jeesus, kuigi Meeri ja Joosep ei olnud selle avatari vanemad. Ehk siis see lugu, mida Piibel räägib hoopis teisest Jeesusest, aga sellest ta ei räägi ka tegelikult õigesti. Sünd toimus Saalomoni maja suurpreestrite järelevalve all. Nüüd 7 enne Kristust sündis teine 9 DNA aktiveeritusega avatar Merile ja Joosepile, kes kandsid mõlemad Heebrea Melkisedeki ja Esseenide geene. Laps sai tuntuks kui Tšesua 9. Meeri kandis tugevat nefilimi geeni. Okay, seal oli juba toimus hübridiseerumine. Kuna pärines Jehova vereliinist. Jehova oli tihedus 2 olev Siiruse Anunak, kes töötas adus Elohimidega, kuid teed läksid lahku 848 000 aastat tagasi. Nii et paljud hirmul põhinevad väärõpetused pärinevad sealt siis. Ja Piiblisse jäädvustati ainult teise avatari sünd. Tšesua 12, esimene Jeesus, viidi 20-aastaselt Gizasse, kus ta aitas erinevatel rassi inimestel läbida tänu enda kohalolule Ark of the Covenanti ja Mentisfääri ning hinged jõudsid tagasi Taarale. Sinise leegi Melkisedek Esseenide esiisad olid sioniidid, Seta, Melkisedek, Aatien hübriidrass, ajarändajad. Tänu sellele rassile sai sündida planeedile 12 DNA aktiveeritusega avatar, kelle osad geenid, siin läheb ulmeks, selleks, et Jeesus tuli, selle kokkupanemise geenid võeti kokkulepitult röövitud inimestelt aastalt 1972. 50 aastat tagasi. Meie aja arvamisel. Okay. Tulevikust võeti geene ja transporditi minevikku. See on meie teadlastele ja ka meie mõistusele loomulikult täiesti teine level, mismoodi toimetatakse universumis ja kosmoses. Sionite kutsuti ka kui taevalikud inimesed, kelle geneetilise liine võib leida tänapäeval nii Heebrea, Melkisedeki, Aaria, ida-indialaste, tiibetlaste rassi liinist. Ja selle teema lõpetuseks. Kogu selle triangli keskel kogus siis populaarsust Tšesua 9, kes aitas ka eraldi seisvalt korda viia Giza ülestõusmisi oma liini pidi. Tšesua 9 liikus ringi ajas usulisi doktriine nii Nepaali, Kreekasse, Süüriasse, Pärsiasse, Tiibetisse. Tšesua 9 sai rohkem tähelepanu ning juutide pealik King Melkisedek ja Rooma templi Melkisedeki ehk templirüütlid siis põhimõtteliselt hakkasid teda taga kiusama. Ja toetavad Melkisedeki Esseenid aitasid Tšesua 9 ja tema naise Mary Magdalena ja nende 3 last eksportida Prantsusmaale. Miks Prantsusmaaga on see seos? See oli põgenemine sinna. Ja Prantsusmaa loomulikult selle mõttega, et seal on ka väga oluline asukoht Montseguuri mäel, kust mindi ka läbi. Üks teine Jeruusalemmas sündinud mittavatar Heebrea Anu Melkisedek nimega Arihabi oli mees, kelle Elohimid panid uskuma, et ta on Tšesua 9. Ning King Melkisedek ja tema jüngrid sisendati pähe holograafilised pildid risti löömisest. Tegelikult ei löödud füüsiliselt risti kedagi ning Arihabi viidi edukalt 30. aastaks Indiasse, kus ta läbi Horose 3. silma portaali liikus tagasi Siiruse tähesüsteemi. Tšesua 9 reisis hiljem Tiibetisse, kus ta sai Elohimide ja asuriitide abiga läbi Veenuse planeedi tuuma liikuda tagasi Taarale. See on siis kaardinate poolt antud justkui nagu tegelik Jeesus Kristuse lugu. Kes mida siis soovib uskuda, teada, see on siis igaühe enda nagu valik. Nendest holograafilistest projektsioonidest inimeste meeltes sai loodud poliitiline doktriin, millest koorusid välja kristlikud ja islamlikud moonutatud õpetused piiblites. Mõlemad avatarid ei saanud oma kõikide ülesannetega hakkama ja kõik
rassid jäid endiselt väga madalasse ja primitiivsesse seisundisse ning suurde mälukaotusse. Kogu Lemuuria ja Atlantise ajalugu oli unustatud. Jesua 12 pärandas oma vereliini edasi 6 perekonnale. See vereliin on tuntud kui Holy Grail, millest meil tuleb ka täna juttu, mis oli juttu ka King Arturi ajal, mis on ka Machi Grail, need on siis põhimõtteliselt samad, mis liigub endiselt edasi ka siis tänapäeval. Need inimesed on sinise leegi Melkisedekid, kes kannavad poolaktiveeritult 12 DNA aktiveeritust. Ja Jesua 12 sooritas füüsilise ülestõusu läbi Ark of the Covenanti ja Mentisfääri 39 aastaselt. 39 aastaselt oli ta võimeline füüsilise kehaga manifesteeruma, muutuda valguseks ja minna edasi. Mida siis inimesed suutsid algsetel aegadel kogu aeg ja see oligi naturaalne liikumisviis. Guardian Alliance ehk meie hoolekandjad on aegade algusest saadik meid valvanud ja kaitsnud. On peetud lugematu arv sõdasid ja valatud palju verd, toodud palju ohverdusi. Guardian Alliance on igal võimalikul hetkel toonud meieni inkarneerunud nii-öelda superstaare, kes suudaks taas äratada ja õpetada mälukaotusesse viidud turaneusiameid ja tuua avalikuks unustatud üheseadused, iidsed, orgaanilised, biospirituaalsed, ülestõusmise, mehaanika, õpetused ja seda me siin räägimegi. Lähme edasi. Me jäime Jeruusalemma portaali kinni, me rääkisime sellest pikemalt ja järgmine on meil siis kolmas, Himaalaja, Nepal. Nepalis on meil siis Vortex 3 ja Nepali läks ka loomulikult siis need Jesua liinid ja nende õpetused, mis Nepalis ka päris palju sai moonutatud, sest seal on erinevad kosmilised negatiivsed tulnukrassid, kes need ümber kirjutasid ja täna on Nepal ikkagi energeetiliselt päris kehvas seisus. Portaal 4 on siis Kiisal, seal on nii täheväravaid, vortexeid. Erineva energeetikaga erinevatesse kohtadesse viivaid asukohti, Ark of the Covenant, vortexid, täheväravad. Seal on ka nibiirulaste negatiivsed vortexid ja ussiaugud. Nendel tuleb nagu vahet teha. Egiptuse puhul peatume ka natuke pikemalt. Räägime natuke Egiptuse ajaloost. Mul on teisi webinare ka, kus ma olen sellest rääkinud, aga kiirelt räägime üle. 48 500 kuni 35 000 aastat tagasi kestis Egiptuse, mida nimetatakse siis hiilga ajastu. Anunnakide templar, ma siin vahepalaks lihtsalt, et see jutt, et siin püramiidid 5000 aastat tagasi, 4500 aastat tagasi, 3000 aastat tagasi, õudselt iidne, me ei tea, mis siis toimus. See on kõik võltsitud väärajalugu. Teatakse väga hästi, mis toimus ja teati ka seda, mis 50 000 aastat tagasi toimus. Ja 50 000 aastat tagasi ei olnud mingisugused primitiivsed loomade küttijad kuskil, ma ei tea, koobastes ei elanud ja kivi vastu kivi endale lõket ei teinud õhtul. Et see on kõik fabritseeritud Anunnakide enda poolt kirjutatud ajalugu selleks, et me ei jõuaks mitte kunagi oma tegeliku inimese pärimusliini tekke ja sünni ajaloo nii. Me ei teaks, kes me oleks. Kui me saaks teada, kes me oleks, see mäng siin, mis nemad mängivad, muutuks momentaalselt kõik. Sest nemad teavad, mis potentsiaaliga on inimene, algne turaneeslane, algne kõik Elohimide liin, asuriitide liin, kõik see liin. Mäng oleks momentaalselt läbi, kui me teaks seda ajalugu. Mõned inimesed küsivad, aga mis see ajalugu annab? See ajalugu annabki kõik. Sellega ongi kõik öeldud. Kui sa tead ajalugu, siis sinu käes on võim. Kui sa ei tea, siis me elame pimeduses. Me ei tea, kes me oleme, miks me oleme, kus me tulime, kuhu me lähme. Mälukaotus. See termin mälukaotus on kõige nagu parem relv neil, sest me ei tea. Me oleme ära unustanud. Aga nüüd on aeg meelde tuletada. Anunnakide Templar Solar Initiates ehk siis põhimõtteliselt nagu negatiivsed päikesekummardajad. Ahnus ja jõuline segunemine erinevate maarassidega jätkus. Templi annude hübriidrass võttis üle Atlantse kultuuri ning üritati läbi kristallide saada ka sisemaale, Inner Earthi.
Sisemaa elanike pärast hakkasid muret tundma Siriuse Anunnakide nõukogu. Siriuse Anunnakid olid positiivsed Anunnakid, okei. On olemas Solar Initiates, päikese nagu templi Anunnakid ja see on Siriuse Anunnakid. Aga täna muidugi, no ma ütleks, et neid positiivseid Anunnakisi pigem ei ole, et nad on ikkagi nagu enamus kõik langenud. Nii, ja mitmedimensiooniline vabamaailmade assotsiatsioon. Nii, Anunnaki nõukogu liikmed võtsid Egiptuse enda hoole alla, kuna portaal Ark of the Covenant oli suures ohus ja templale annud liikusid üle Atlantisesse. Esimene monument, mis ehitati Egiptuses 48 500 aastat tagasi, oli ka originaal Sphinx, mis kaitses sisemaa portaale ja Ark of the Covenanti. Sphinx täheldati lõvirassi, keda kutsuti leoniinideks. Selle ehitusega tahtsid Siriuse Anunnakid näidata vastanduvatele Anunnakidele, kes on nende esivanemad ehk Elohimid ja luua siis see ühtsustunne. Sphinxi alla loodi ka iidne raamatukogu, kus hoiti siis pühasid arhiive, tekste ja nii edasi. Täna neid enam seal ei ole. Need on kõik sisemaal. Aga jah, algne Sphinx ei olnud inimese näoga, oli puhtalt lõvi näoga. Täna ei ole enam see Sphinx seesama, mis ta too aeg oli. 48 459, noh jah, siin on nagu, ütleme, et circa täna need numbrid on muutunud, seepärast, et see info on kirjutatud võib-olla 20 aastat tagasi, aga noh, võtame suurusjärk lihtsalt 50 000, et me ei pea nagu nii täpseks minema. Ehitati püramiidide keskus, eesotsas suur püramiid, Giza, mis on tähevärav 4 maakera asupunkt. Sellest mäletad rääkisime. Anki ehk eluvõtit kasutati antigravitatsiooni tehnoloogiate jaoks ja energiate aineosakeste muutmiseks või liigutamiseks, mis oli multidimensionaalne töövahend. Mida me näeme kõigil käes, ankid käes. See ei olnud ilus, tore trilla-lulla mingisugune asi, millega, ma ei tea, niisama kõlistati nagu lapsekesed. Et mul on äge mingi, ma ei tea, kett, nagu meil näitame täna käekell, et me oleme tegijad, ägedad. Meil on uhke käekell. Ei, need ei olnud iluasjad. Need olid multidimensionaalsed töövahendid, nendega teadsid täpselt, mida nende resonantside heliasjadega võimalik mateeriaga teha. Nüüd, püramiidid rekonstrueeriti 10 500, siis rekonstrueeriti 9500. Ja täiesti uus ehitati alles 5546 enne Kristust. Nii et selles mõttes püramiidid on nagu hästi palju vahepeal. See esimene püramiidi kompleks, need püramiid olid veel suuremad. Giza püramiidi otstarv ei olnud matmispaik, vaid multidimensionaalne teleporteerumiskeskus, mis kaitses Ark of the Covenant ja sisemaa väravaid. Giza püramiidi asukohal on ka planeedi südame tšakra 4, nagu ma mainisin, on ju. Ja püramiidi kasutati ka harmoonilise resonantsi ülestõusu kambrit. No need kambrid on täna olemas, aga loomulikult on kõik mitteaktiivsed. Ja ank Chrysanthea on eternal life field. Eluenergia võti on see põhimõtteliselt. Ja sellel on ka siis, mäletate, mis ma rääkisin? Telluric shield, Toradic shield, Theuric shield. Algsed egiptlased kõigest sellest olid teadlikud. Ja nad kasutasid neid asju. Ja nad suutsid siis oma merkavad tööle panna, biomehhanismi, teleporteeruda, telekineesida, kõik sellised asjad tänu nendele teadmistele. Chrysanthea keha tähendab seda, et inimese valguskeha struktuur kannab hoida endast dimensioon 13 tasandi sagedust. Chrysanthea keha on dimensioon 13 merkaba dünaamika. Kahekoonuseline merkaba on muutunud vertikaalkettaliseks merkabaks. Chrysanthea dünaamika inimeses aktiveerub, kannab inimese endas ankkirjet, mis on hieroskaamose ehk tasakaalu harmoonia kirje. Hieroskaamos on siis naise mehe täis tasakaal, suhe, kõik see. Tasakaal mees naise vahel, tasakaal materiaalsuse ja spirituaalsuse vahel. Ülioluline asi. Lähme edasi. Üks väike tööjoonis ka, kuidas asjad käivad. Aga siin ma pikemalt ei peatu. Mäletate, vaatasite neid Harry Potteri osasi, mis praegu käis või? Mäletate, võtsite mingid asjast kinni või teatud moel kätest kinni.
ja kadusid ja läksid teise kohta. Teleporteerumine. Aga selleks neid asju teha on vaja teatud teadmisi, vaja selles mõttes ja ka võib-olla abivahendeid. Ja need asjad on kõik ära unustatud, kuidas selliseid asju tehti. Mis meil juhtus siis? Meil juhtus Atlantise häving ja 30 000 aastat tagasi hävines ta siis tänu generaatorkristallidele, mis on endiselt täna meil tegelikult Atlandi ookeani põhjas, Bermuda kandis, mille põhjustas siis 10 atompommi suurune energiajõud, manner kisuti tükkideks ja suur osa vajus vee alla. Nüüd see vee alla vajumine on natuke teistmoodi, kui ette kujutate. Ta nagu füüsiliselt ei vajunud selles mõttes vee alla, vaid ta energeetiliselt nagu sulas vett ära. Siis põhimõtteliselt enamus Atlantise, 99% Atlantise tsiviliseeritud nagu mateeriat nagu tolmustus. Et see päris nii ei ole, et see linn on vee all endiselt olemas. Ta on ikkagi teistel nagu sagedustel oli ta siis olemas. See plahvatuse tagajärg tegi ka siis seda, et mis meil 30 aastat tagasi juhtus. Planeedi telg läks 23,5 kraadi viltu, mis põhjustas mis asja? Aastaaegade vaheldumise, võrdpäevasuse pretsensiooni, mis tähendab seda, et meil tekkisid jäämütsid lõunasse alla. 30 000 aastat tagasi ei teadnud inimesed, mis lumi ongi. Pärast et puudusid sellised nähtused, meil on lihtsalt mis see külma see termotuuma tagajärg on ju. Et see tegelikult on allikaid, mis väidavad, et meil isegi siin vahepeal oli kliima normaliseerus nii palju, et ka siin mõni tuhat, mõned väidavad isegi vaata, et isegi 300-400 aastat tagasi ei olnud nii külm meil siin. Et see kliima soojenemise agenda töötab hästi. Et pannakse ainult jääkamber tööle ülevalt, harpiga saab selle teha ja toimib. Nüüd ma läksin pihta. Ma läksin siin valesti pihta. Lähme nüüd välja siit. Huvitaval kombel vahepeal nupud ei tööta. Nonii, nüüd tuli tagasi. Me jäime pooleli sellega, et vastanduvad Anunnakid läksid väga agressiivseks ja frustreerituks, kuna nad ei olnud endiselt kätte saanud täheväravaid. Tekkis frustratsioon. Praegu on ka valitsusel frustratsioon. Energiat on vaja. Nii, aga selleks, et energiat vaja on, pead see kätte saama energeetilisi keskuseid. Ark of the Covenanti ja sisemaale sisenemise õigust. Anunnakide nõukogu ajas nad planeedilt minema ning vastanduvad Anunnakide peatumispaigaks ei ole loomulikult mitte miski muu kui Nibiru, mis paneb siit mitte iga 3000 aasta tagant mööda. Nibiru ei ole ka nähtav planeet. Teatud lainepikkustel või mingitel infrapunavalgustel asjadel on teda vist ikkagi võimalik mõõta ja näha. 9500 enne Kristus toodi ankid sisemaalt tagasi pinnale ja ehitati nende abiga siis täiesti uus Sphinx ja püramiidide kompleks. Okei, selge. Siin on siis mõned pildid, milline see üleval, näete jah? Mismoodi siin on siis Lemuria on siin meil näha ja meil on siis näha ka siis Atlantis. Nii et ta hõlmas kõike seda Kariibi mere saarestikku. Atlantise kõige suuremad saared või jäänus on mis? Suurbritannia, Iirimaa, Šotimaa, kõik see piirkond on ju Atlantise saarestik. Miks see on nii sellised tahetud koht ja miks seal on käinud lugematu arvu sõdasid ja hästi palju täheväravaid täis kohta on ju nii Iirimaa kui Inglismaa. Sest ta on hästi olulist rolli mängis nagu Atlantise ajal samamoodi. Nüüd. Läks nüüd õigesti. Läheme edasi. Machu Picchus on ka lisaks täheväravatele on siis vortexid Peruus ja müstiline inkade linn. Inkade tsivilisatsioon ja